Tervitus! Kuidas teil läheb? Hästi, jaksame veel? Jaa, super. Mina olen eelviimane, kes räägib meie teemal, see viimane räägib natuke teisel teemal. Kristjan minu nimi ja tõsi ta on, täna on maailmas esmaettekanne kontseptsioonil, mis on olnud minu sees ja minu ümber viimased 15 aastat ja nüüd on ta paberi peal kirjas piltide peal. Ehk siis masu ja kuulikindel või kuuli ja masukindel turunduskontseptsioon. Kes siit teab 80-20 Pareto printsiipi? Andke käega palun märku. No näed, töötab küll. 80% teab, 20% ei tea. Nendele 20, kes ei tea, siis Vilfredo Pareto, 19. sajandil sündinud Itaalia majandusteadlane, avastas ühel päeval, et oi näe, 20% itaallaste käest on 80% Itaalia maad. Ja siis ta läks oma koju aeda, vaatas seal oma saadusi ja avastas, et 20% hernetaimi annab 80% toodangust. Võt sealt see lugu sündiski, hernestest. Nüüd seda on natuke laiendatud, igasugused põnevaid numbrid on meil sellele külge pandud ja teaduslikult tõestatud, et näiteks maailma õlletoodangust 80% joovad ära 20% populatsiooni. Või siis näiteks, et ettevõtete kogu käibest 80% teevad 20% ettevõtted, kes nende 20% ettevõtete seas ei tahaks olla, on ju. Mina ütlen, et turunduses 20% turundustegevusi annab 80% sinu tulemist. Miks 80? Võib keegi küsida, miks mitte 100? Nüüd, üks asi on päris kindel, et kindel pole midagi. Mida ma sellega öelda tahan, on see, et uusi tööriistasid, uusi tarkvarasid, uusi mõtteid tuleb iga päev meie valdkonda sademete viisi. Ehk siis, et see, et kõike kasutada, kõike hallata, kõike teada, unusta ära, game over, see ei tööta täna enam. Ehk siis 100% ei ole võimalik teha ja mitte ainult võimalik või ei ole mõtet teha. Kõige optimaalsem ongi, sa paned sisse 20, saad selle 80 kätte ja see ongi tegelikult see eduvõti. Nüüd teeme lihtsa ülesande. Vaatame, see on selline teaduslik eksperiment, kaasates kallik publikumi, vaatame, kas see töötab või ei tööta. Palun tõuseme kõik püsti. Natukene ringutada ka. Aga olge head, istuge maha need, kellel on vähem kui 4 paari kingi. Vähem kui 4 paari kängi, sinul endal. Kingapaari. Jalanõud, parandan, just. Tänan täpsustusest, jalanõusid. Tõuseme kõik püsti, just. Palun istuge maha, kellel on vähem kui 8 paari jalanõusid. Nüüd palun istuge maha, kellel on vähem kui 16 paari. Visake korra pilk peale. Pool saali on umbes püsti, natukene vähem võib-olla. Ja neil on rohkem kui 16 paari kingi. Meid on siin 200, korrutame nüüd 216, palju saame? Päris palju. Istuge palun maha, kellel on vähem kui 32 paari kingi. Või jalanõusid. Ei, pole vaja häbi pole vaja tunda. Nii, 32 ja rohkem on praegu siis need, kes on püsti. Tundub, et töötab.
Ühesõnaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, suur aitäh teile. 6 inimesel on rohkem kui 32 paari jalanõusid kodus olemas. Kui te need läbi korrutate, see on märkimisväärne nurk kogusest siin. Teeme ühe veel või? Istuge palun maha, kellel on vähem kui 64 paari jalanõusid. Kolm inimest. Kas teeme ühe veel või? 128 ja vähem. Võite maha istuda. 128 ja vähem. Ei tulnud. Vau, ma arvasin, et me jääme 32 peal pidama. Aga muljet avaldav. Ühesõnaga, nagu te näete, siis influenceride teemal rääkisime superfännidest. Need on need super tarbijad. Ja see on okei, aga need on need supertarbijad, nüüd on küsimus, need on need 20% piltlikult öeldes, kuidas sa need üles leiad, et nad annaksid sulle 80%. Viimased 15 aastat tegelenud ettevõtlusega turunduse müügi valdkonnas on mul üks asi selgeks saanud, et see valdkond on mega lahe. Ja lahe just selles suhtes, et siin toimub alati midagi uut, midagi põnevat, loed palju, vaatad palju, tutvud uute inimestega, korjad mõtteid, mida jälle uut teha. Samas, ma ei tea, kuidas teil, aga mulle vahetevahel tundub ka niimoodi, et teame, et jälle tüütu on. Kogu aeg peab midagi juurde õppima. Paigale ei saa jääda. Kui paigale jääd, oled kohe taandarenenud. Nüüd, ma olen unistanud sellest, et aga võiks olla mingisugune süsteem ja kontseptsioon või mingi valem, mida sa võtad, hoiad kogu aeg silme ja okei, kui ma nüüd seda jälgin, et siis need komponendid sealt sees võivad üksteise vahel kohta vahetada, näiteks Pythagorase teoreem, eks ole, aga me kõik teame, mis see on Pythagorase teoreem ja me teame, et toimib ja see ei muutu ajas. Olles see internetiturunduse õppejõud mitmed aastad tagasi, me ikka siin matemaatikaõppejõuga tegime nalja, et mina pidin igaks ettekandeks või õppetunniks slaid uuendama, tema võttis oma vanad kiled välja, viimased 20 aastat pani selle sinna valguse peale ja rääkis oma valemitest. No vot. Ja nüüd, mis asi see kuuli- ja masukindel kontseptsioon on? Masust nii palju, et mina usun, et see tuleb, sest et see, mis keskpankades toimub, see on ebanormaalne. Nüüd on küsimus, et kas sa oled üldsegi valmis selle jaoks? Ma tean väga hästi, mis seal toimuma hakkas, sest et ma alustasin agentuuriäriga aastal 2008, kus ei olnud nagu kõige kergemad ajad Eesti majanduses. Üks kõige raskem aasta oli. Eelarvet kärbitakse kokku, üliliigsetest inimestest, töötajatest. Vabanetakse, minnakse säästurežiimi, safe mode, arvutil selline asi. Värvid võetavad ka eest ära. Nüüd keskmine ettevõte teeb niimoodi, et ta võtabki, koondab kõik kokku, teeb safe mode'i. Tragimad, tublimad omal ajal, kes panustasid tegelikult nutikasse turundusse, ma ei räägi üleüldiselt turundusse, vaid nutikasse turundusse, need tegelikult kasvatasid oma turuosa võrreldes konkurentidega väga-väga palju. Ehk ühesõnaga, üks valem, üks mõte, mis on kogu aeg sul silme ees, mille alusel tegutseda, see oleks päris äge idee. Ja sealt see sündiski. Kui me läheme natuke detailsemalt turunduse valdkonda, siis minu jaoks on turundus muutuste esile kutsumine. Turunduse eesmärk on muuta ja muutuda. Nii lihtne see ongi. Turunduse eesmärk on muuta. Muuta mõtteviisi, muuta käitumisharjumusi, muuta ostutarbimist, muuta käitumist millegi või kellegi suhtes. Ja kui turundust natukenegi meelevaldselt koolkondadesse lükata, siis mina näen, et on 2 koolkonda. Üks koolkond on bränditurundajad. Me tunneme neid bränditurundajaid kui vanu klassikuid, reklaamiklassikuid aastatest 60-ndatest aastatest, kus kohas reklaam, tänapäeva reklaam alguse sai. Ehk siis üliloovad inimesed, kastist väga poole välja mõtlevad inimesed, disain suurepärane, sõnum suurepärane ja loo jutustamise oskus fenomenaalne. Selle miinuspool aga on see, et eeldatavasti see nõuab päris suuri eelarveid meedia mõistes, et oma sõnumit sellises kontekstis laiali saata ja teine miinus on see, et seda on nagu väga raske mõõta.
Nüüd teine koolkond on otseturundajad. Otseturundajad on need noored, uued, vihased. Otseturundus ei ole üldsegi mingi uus mõiste, see tegelikult sai alguse Tigupostist, on ju. Et kus saadeti väga sihitud reklaami meil postkasti, me siin 90-ndatel vaatasime, et oi, värviline ajaleht reklaamiga tuli, see oli jumala äge, Antila ja Obiol ja mis need kõik olid seal. Lahe värk, on ju. Tänapäeva otseturundus on suuresti digitaalne. Ehk siis ülitäpselt sihitav, väga kiire tegutsemine, täna otsustad, tunni aja pärast sul on laivis. Sa võid olla oma landing page'iga, oma reklaamidega laivis ja hakkad juba saama oste või siis päringuid või siis tagasisidet. Ülikiire, agiilne, õhukene, sa saad pidevalt muuta, sa saad pidevalt timmida, väga täpne, analüütika on seal tipp-topp, väga kergesti on mõõdetav. Nüüd, otseturundus on ka miinuspooli ja see miinuspool on see, et otseturundus tavaliselt ei kipu rääkima lugu. Ja otseturundus ei kipu loomas emotsionaalset seost brändi ja tarbija vahel. Seda teevad bränditurundajad. Ja nüüd need kaks koolkonda, mul on jäänud selline tunne, subjektiivne tunne, et need vana koolkond ütleb, need uued tüübid, need ei tea nagu reklaamist nagu mitte midagi ja loo jutustamisest, et need ainult nagu panevad oma digis mingeid asju seal. Seod ja pseed ja mis iganes seal on. Ja siis need otseturundajad, noored vihased ütlevad, et kuule, need vanad tüübid ei tea nagu tänapäeva turundusest mitte midagi. Tänapäeval on muutunud kõik. On küll muutunud, jah. Mingid CPA-d ja LTV-d ja CTR ja CTA-sid, neid pole üldse mõtet nendega rääkida. Mina arvan, et mõlemal on õigus. Ja selle lahendus on tegelikult full stack turundus. Ehk kontseptuaalselt on see mõlemast koolkonnast, nii brändist kui ka otseturundusest, see ühine 20%, mis annab tegelikult, võtab mõlemad selle 80% kaasa. Ja kui sa sellise mõtteviisiga edasi lähed, siis tegelikult see võib tunduda veitsa keerulisena, aga kuidas siis teha, aga ma annan sulle kohe mudeli ja väga kihvti ketta, mille alusel saab oma mõtteid nagu väga hästi timmida. See ketas näeb välja selline. Ehk siis kõige alus on bränd. Brändist loo jutustamisest me kuulsime Pauli ettekandest, kui oluline see on. Bränd, miks on üldsegi see ettevõtte ellu kutsutud? Mis on ta strateegia, mis on ta turundusstrateegia, mis on ta ärikontseptsioon, mis on ta loov idee, mis on ta järgmine loovkampaania, kõik fundamentaalsed elemendid on brändi all, mis sul peavad paigas olema, alles siis sa saad edasi minna. Tihtipeale tahetakse, ma tahan rohkem kliente saada või käivet kasvatada, tihtilugu minnakse sinna järgmistesse sektoritesse, aga unustatakse ära küsida enda käest, miks see ettevõte või toode üldse on ellu kutsutud, mis on selle nagu põhipoint, millega siis see tarbija samastuda saab. Ehk siis bränd on hästi oluline. Nüüd järgmine, kui bränd on paigas, siis igal brändil on vaja tegelikult visuaalset väljenduskeelt. Selleks on disain ja veeb. Anne rääkis meile väga huvitava loo TalTechist, kuidas nemad kasutasid siis täiesti uuelaadset ja väga julgelt ja pealekutsuvalt disainikeelt oma uue logo ja brändikuvandi lansseerimisel. Vahet ei ole, kas see on koduleht, on see tootepakend, on see uus logo, siis see peab olema läbivalt ühtne. See disainikeel peab olema läbivalt ühtne. Tarbija tunnetab, et see on täpselt seesama ettevõte. Kolmas, kui sul bränd on paigas, kui sul disain on brändil on olemas, sa võid uksed avada ja saada tähelepanu. Nüüd, kui sa uksed avad, siis tänapäeva kapitalistlikus ühiskonnas ei pruugi suhteliselt keegi sisse jalutada, sest et konkurents on megatihe. Ehk siis sul on vaja tegelikult hakata seda tähelepanu ise lunima, ise küsima, ise saama, ise genereerima. Siin rääkis Aleksi ettekanne rääkis näiteks tähelepanu saamisest. Ja rääkis Teedu ettekanne näiteks, kuidas moodi sotsiaalmeedias nemad tähelepanu saavad. On see search engine optimization, otsingumootori optimeerimine, on see digireklaamid, on see suunamudijad, influencerid, on see sisuturundus, on see videoturundus, päeva lõpuks vahet ei ole.
sul on vaja saada tähelepanu sinu potentsiaalsete tarbijate käest. Nüüd, kui see tähelepanu on saadud, siis mis edasi? Siis sul on vaja konverteerida ta kliendiks. Tundub lihtne, eks ole. Reaalsuses on see üks raskemaid töid. Et jah, sa võid kõigi tähelepanu saada mingisuguse väga kihvti asja või mingisuguse lollusega, aga see ei tähenda veel see, et nad tormavad sinu toodet või teenust koheselt ostma ja tarbima. Ehk siis liidid ja müük, on see siin turunduse automatiseerimisest juttu, on siin konversioonimäära optimeerimisest, võib siin juttu olla, siin võib AB testimisest rääkida, GDPR on siin, Amazonist võib siin rääkida, millest Raino väga kihvti ettekande tegi. Ehk siis see on kõik see liidid ja müük. Ja teatavasti siin see ei lõpe. Julgen väita, et väga paljudes ettevõtetes lõpeb see siin. Ehk siis, kui meil on klient käes, kogu lugu. Reaalsus on see, et siin päeval käis läbi selline asi nagu LTV, lifetime value, kliendi eluaegne väärtus sinu ärile. Ei taha kõike numbrites mõõta, aga paratamatult turunduses sa pead numbreid jälgima tänapäeval. Ehk mis on see kliendi eluaegne väärtus sinu ettevõttele? Analüütika on kõige viimane, mis selle asja kokku võtab. Ja mõnikord ka kõige esimene, kust kohast alustada. Alustada just selles suhtes, et teed oma sihtturu analüüsi, teed märksõna-analüüsi, teed auditid veebilehele, disainile, SEO-le, digireklaamidele, millele iganes. Sa vaatad kõigepealt, kus sa täna oled, sest et sa tead, kuhu sa tahad jõuda, ja kui sa need 2 punkti tead, need asukohta tead, siis sul on oluliselt lihtsam sinna see sirgjoon tõmmata vahele. Et mitte minna väga teoreetiliseks, siis ma annan teile ka 5 väga praktilist nõuannet iga osa kohta, mida sa saad koheselt kaasa võtta. Nüüd, rääkides brändist, siis nagu ma ütlesin, küsi enda käest, mida sa müüd, kuidas sa müüd ja miks sa müüd. Väga elementaarsed küsimused. Heureka, Kristjan, sa avastasid midagi uut. Ei ole, need on jumala tavalised küsimused. Mida ma müün, kuidas ma müün, miks ma müün? Miks ma neid ütlen ja miks ma neid kordan pidevalt on see, et seda teevad pigem vähesed. Töötades erinevate ettevõtetega, ka startupidega, siis see on see juurküsimus, mida tuleb enda käest pidevalt küsida. Ja kui ennem keegi küsis, et kuule, anna mulle mingi hea valem, kuidas moodi mingi turunduslubandus sõnastada, võib-olla see inimene on siin veel saalis, siis ma annan, mul just selline slaid oli olemas. Et kui sa tahad head turundust sõnastada, siis mõtesta enda jaoks see niimoodi lahti, et meie toode, teenus on mõeldud inimestele, kes usuvad, siis millesse? Kirjelda, millesse need inimesed usuvad. Inimene samastub sellega kõige paremini. Nüüd teine, et meie fookuses on inimesed, kes soovivad. Esimene asi, mida nad usuvad, teine asi, mida nad soovivad, mis neil täna puudu, mis neil täna vaja on, ja mida nad tahavad, et tulevikus neil oleks või kogeks. Ja 3. oled sina. Et lubame, et meie toodete ja teenuste kasutamine aitab sul lõpeta lause ise. Lihtne. Nüüd teine nõuanne on disainist ja veebist. Disain on esmamulje. Ja see peab olema läbiv igas kanalis, tootes, teenuses. Et kui sa nüüd lähed oma ettevõtte juurde kui juhina, kui turundusjuhina, spetsialistina, siis võta kõik oma kanalid lahti, kus sa toimetad. Sotsiaalmeediat, kodulehed, flaierid, poed, mis iganes need kanalid on sul. Ja vaata nüüd väga kriitilise pilguga. Kui sa ise seda kriitilist ei pilku, siis kindlasti sul on keegi sõber-sõbranna, kes on disainialase kriitilise pilguga. Lase tal vaadata. Sellest mõnikord piisab, et ütleb, kuule, see pole üldsegi see. See ei tekita mul seda tunnet, mis sinu bränd tegelikult mille eest seisab. Ehk siis võid ka kasutada neutraalset arvamust. Tähelepanu saamine. Vaadake, looduse Jumal ei salli reostatust, ülerahvastatust saasta. Tavaliselt ta karistab sellest rängalt. Sama kehtib turundus Jumala puhul. Ehk siis see, et ma olen igas kanalis, igal pool miljon erineva sõnumiga, see tegelikult sa saad seda sama oksa, kus peal sa ise üritad püsti seista või püsti tõusta. Vähem on tegelikult rohkem.
Ja see peab turunduses tänapäeval veel rohkem paika kui kunagi varem, sest et meil kui turundajatel on alati kiusatus kogu aeg midagi uut proovida, uued sõnumid kuskil uutesse kanalitesse välja panna. Ja küsi enda käest, kui tulles tagasi nüüd selle turunduse definitsiooni juurde, mida ma teiega jagasin, et ma usun siiralt, et turunduse eesmärk on muuta ja muutuda, siis millist muutust sina soovid oma ettevõttega, oma brändiga päriselt ka ellu viia? Võtta see aeg korra pärast ja mõtle sellele. Päriselt ka, käsi südamel, millist muutust sa soovid oma brändiga ellu viia? Nii. Neljas nõuanne liidide müükide alt, tehnoloogia. Kui paljud teist kasutavad rohkem kui 5 tehnoloogilist abivahendit, eelkõige tarkvara, oma turundustegevuste planeerimisel, elluviimisel? Palun andke käega märku, rohkem kui 5. No 10% saalist. Seda on vähe. Teate, tegin uuringu, keskmine Ameerika korporatsioon, me räägime Ameerika korporatsioonist, keskmine Ameerika korporatsioon kasutab 100 erinevat turundustehnoloogiat. Nüüd mina ei ütle, et mina ei kasuta 100. Ma ütlen, et võta sellest 100-st 20, kui sa seda ei suuda, nii nagu me ühest Eesti jutulaulust teame, siis tee vähemalt pool, aga tee hästi. Võta siis see 10-st, see 20%, ehk siis need kõige põhilisemad 2-3 ja spetsialiseeru neile ja tee neid nagu mega hästi. Ära pillu igal pool oma tähelepanu, päeva lõpuks see ei toimi. Ja viimane nõuanne, mis puudutab 80-20 printsiipi, on see, et leia üles 80-20 kuubis. Mida ma sellega öelda tahan? 80-20. 20% klientidest annab 80% käivet. Mängime sellist mängu. Nii. Nüüd, kui sa võtad sellest 80% omakorda 80%, siis järgmine suhtarv on sul 64% ja 4. Ehk siis 4% klientidest annab sulle 64% tulemit. Ja nüüd, kui sa sellest omakorda võtad veel selle 80-20 suhtarvu, siis sa saad, et 0,8% klientidest annab sulle 52% kogu tulemist. Minu küsimus sulle, kui sa teaksid täna reaalselt, kes on sul see 0,8% oma ettevõtetest sinu andmebaasis, kas sa siis käituksid nendega kuidagi teistmoodi? Jah või ei? Kindlasti käituks. Ja nagu me nägime ennem seda kingapaari või jalatsite paari näidet, siis väga väiksel käputäiel on väga suur tarbimismaht või teenuse saamise maht. Näiteks 50% tavaliselt suurte sporditiimide aastaeelarvetest tulevad superfännidelt, 1-2% poolt ainult. Maksavad kõik kinni. Tribüünid, VIP-loožid, mida iganes, ostavad kõige kallimad reklaamid ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis leia üles see 80-20 kuubis ja toimeta selle alusel ja tee hoopis teistsuguseid otsuseid ja tegevusi. Lõpetuseks tahan öelda seda, et meil kui turundajatel on 2 äärmiselt olulist vastutust. Meie üks vastutus on terve ühiskonna ees. Sest et kui teenusepakkujana valime uusi kliente, võtame need vastu, või kui inimesena töötajana valime uue ettevõtte, kuhu me oma teadmistega läheme, siis tegelikult see on meie võimuses muuta maailma kas paremuse või halvemuse suunas. See on meie võimuses luua tooteid ja teenused, mida armastatakse või hoopis vihatakse. See ongi meie igapäevatöö. Ehk siis me vastutame oma tegevustega väga suurelt ühiskonna ees. Me oleme suutnud oluliselt vähendada purjuspea autoga roolimisi.
Me oleme oluliselt suutnud vähendada liikluskultuuri, et minnakse õige tulega õiges kohas üle tee. Ja hoolitseda selle eest, et meie vanemad käituksid veekogude ääres ettevaatlikult ja ei riskiks oma eluga. Nüüd teine vastutus, mis meil on meil kaasturundajate ees. Mäletate, mis see turundusjumal ei salli? Reostatust, digireostatust on nii lihtne teha tänapäeval, sest neid kanalid on nii palju ja neid võimalusi on nii palju. Ehk siis pannes üle võlli oma tegemistega ja kasutades liiga paljusid kanaleid liiga aktiivselt ja liiga agressiivselt, siis tegelikult sa teed karuteene mitte ainult teistele, vaid ka endale. Ja päeva lõpuks nii sa kaotad selle tarbija usalduse. Ja kui sul on tarbija usaldus kaotatud, siis sul on kaotatud ka oma äri. Ma soovin teile tervet mõtlemist ja head full stack turundamist. Aitäh! Et oleks asi klaar, kui palju kingi sul on? Alla 32, üle 32? Alla. Ma mõtlen, kas 8 või 16, pigem alla 8 vist, 8 kandis. Kõik turundusjuhid, kes töötavad täna kinga ettevõtete heaks, siis Paul esireast. Ja seal oli 2 tükki kõrvuti 64. See on muidugi ebamaine. Aga Plus 64 pluss. Sa mainisid turvavööde kasutamise põhimõtet. Ja kas te kujutate ette, et 1994. aastal hukkus Eestis autoõnnetustes üle 400 inimese aasta jooksul? Üle 400 inimese. Tänaseks on see number kukkunud umbes sinna kuskile 50-60 kanti. Ja Põhjamaadega võrreldes meil on ikkagi palju hukkunuid. See kõik, ise olles eluaegne krimireporter, see kõik tuli mitmete miljonite ja kannatliku sellise inimestele vereringesse selle arusaamise istutamise kaudu. Aastaid kulus. Kui kannatlikud on kliendid, et nad, kui sa lähed, ütled neile, et see ei ole sprint, vaid see on maraton. Tänud. Kui sa rääkisid sellest 90-ndatest ja liikluskultuurist ja turvaöödest, siis mul tuli kohe meelde, mul on 5 aastat noorem vend, kes tol ajal oli väga noor, ta istus turvatoolis. See turvatool oli selline, et seal oli nagu tükk metallplaati, mis oli 2 sangaga üle nagu seljatoe pandud ja siis see pidi nagu turvatool olema. Et jõhker. Aga tulles tagasi küsimuse juurde, siis ei ole, nad ei ole üldse kannatlikud. Ehk siis loogiline on see, et tahetakse tulemust täna ja kohe. Nüüd on küsimus, et aga mis tulemust tahetakse täna ja kohe? Eks selle lähteülesanne defineerimine, siit ennem käinud paneelist ka läbi, et tegelikult see tellija tarkus, kõik algab sellest. Kui tellija on endaks ära defineerinud, et ma olen siin, ma soovin siia saada, mul on okei, kui ma võtan sellel perioodil, lihtsalt on näite digireklaamidega, kui sa lähed välisturule katsetama, siis selline, jällegi, Ameerika-Inglismaa standard on see, et 20-30 000 eurot on see, mida sa tead, mis läheb. Ja sul on mingi teatud mõned kuud, mis läheb, sellega sa saad selle paika timmida ja sealt saad hakata edasi kasutama. Näiteks, kui selline plaan panna, siis see kannatus on olemas. Aga et mingit dekaadi võtta selle jaoks, et mingit käitumisharjumust muuta, siis sellist kannatust ei ole veel ühelgi ettevõttel näinud. No siin ühel ettevõtjal ei ole kannatust, ta küsibki seda, et kuidas sa laieneksid välismaal digiturundus- ja IT-arendusettevõttena, kui sa oled juba Eestis saavutanud tipu? Kuidas jõuda laiemale pildile? 3 soovitust. IT välismaal digiturundus- ja IT-arendusettevõte, jah? Digiturundus ja IT-arendus, need on 2 väga erinevat asja. Valdkonna mõistes ta on teenusäri. Ja teenusäris, nagu ennem ka räägitud, on see väga palju suhete äri. Nüüd, esimene kanal kindlasti, kust ei saa üle ja ümber tänapäeval, on LinkedIn, sest seal on organic reach, ehk siis orgaaniline levitatavus postitustel väga kõrge. See portaal kogub veel hoogusid ja praegu ta on nagu väga kuum teema just B2B's. Siis teine on reaalselt katsu saada oma
soovitud kliendi sihtgrupi valdkondade üritustel lavale. Eks näiteks, kui mul on IT-arendaja, ja ma tean, et mul on kompetents FinTechi IT-arenduses, siis selge on see, et sa tahad minna oma edulugudega FinTechi konverentsile rääkima, kuidas moodi sa oled teinud midagi IT-valdkonnas. Ja kolmas on see, et küsi enda käest, aga miks? Who cares? Ehk siis, miks jaoks peaks keegi Eestist üldse IT-arendust tellima? Me ei saa olla mitte kunagi konkureerivad Aasia tüüpidega või Ida-Euroopa tüüpidega, et siin peab midagi muud olema. Et kui sa selle välja mõtled, seda ka kommunikeerid ilusti, siis see on juba suur samm edasi. Kuidas eristuda Eesti turul turundusagentuurina? Eristuda. Eesti turul minu hinnangul on selline tore olukord, et me peame kõigepealt enda jaoks küsima, mis see turundusagentuur on. Sest meil on väga palju vabakutselisi, meil on väga palju erinevaid agentuure, kes kutsuvad ennast vabalt valitud moel. Ehk siis kõigepealt peaksime hakkama taksonoomiast pihta, kui see on paigas, siis kuidas eristuda? Hea küsimus. Vaadake, mis me teeme. Ehk sisu loeb? Sisu loeb ja loeb ikkagi see, et sul on nagu oma käekiri ja sul on oma metoodika, kuidas moodi asju teed, mis on nagu selgelt eristuv. Keegi on sellise küsimuse vormistanud. Ettevõte ilma turunduseta on, ja nüüd lõpeta lause. Nagu leht libedal jääl. Kas Eesti ettevõtted on turundusideede vastuvõtmisel pigem konservatiivsed? Ma ei ütleks. Kui sul on hea idee, kui sul on hea loovidee ja sul on ka teostus seal taga nagu läbimõeldud nii tehnoloogiliselt kui ka võib-olla mingi tootepõhiselt, teenuspõhiselt, siis pigem on täna turuolukord selline, et see idee nagu ostetakse ära, võetakse vastu, tahetakse ellu viia. Sest veel kord, me elame selles väga põneval ajal, aga teise koha pealt väga raskel ajal, sest et konkurente on väga palju. Amazonist just me kuulsime, kuidas moodi seal asi käivad. Et konkurente on väga palju ja sa pead konkurentidest eristuma. Üks aasta 100% reklaamivaba veebi reaalselt tehtav või mitte? Ühe aastaga, ma saan otsus aru, vabandust. Ühe aastaga 100% reklaamivaba veebi teha, kas see on reaalselt tehtav või mitte? Kui ma sellest küsimuse kontekstist õigesti aru saan, siis küsimus on selles, et kui ma hakkan pidama veebi, siis sentigi eurot alla ei pane, kas ma siis aasta pärast olen kuskil või? Oli selline küsimus? No ma arvan küll. Jah. No vaadake rahakrattina. Ta pole sentigi alla pannud oma raha blogisse. Ja tüüp käib ja jutustab. Mitte küll aasta pärast, mis ta ütles, 4 aastat või? Nimeta algajale tehnoloogiaid ilma lühenditeta, mida müügiks kasutada. Mis need 2-3 basic'ut võiks olla? Võt, sõltub, millega alustada tahad, on ju. Tahad disainimisega alustada, on disainitehnoloogiad ja nii edasi. Rääkides turundusest, siis alusta Google Analyticsiga. Google Analytics on tasuta koolitus, kus sa saad läbida selle koolituse, saad selle sertifikaadi ja nii edasi. Seda läheb sul vaja terve elu, kui sa tahad turunduses toimetada. Ilma selleta tänapäeval enam ei saa. Esimene tööriist, teine tööriist, võta endale meiliturundustarkvara. Neid on väga erinevaid. Kallima otsa tarkvarad on näiteks HubSpot, soodsama otsa tarkvarad, kõik meiliturundused on nagu mingil määral automatiseeritavad juba tänapäeval, näiteks MailChimp, GetResponse, nii edasi, et võtta see kasutusele. Ja õpi ja tee see endale selgeks, sest et e-posti turundus on endiselt teema ja nagu Teet ütles, et see ei ole, me oleme seda matuseid jutlugu kuulnud viimased 15 aastat, aga ei ole veel maa alla läinud. Viimane küsimus. Robotturundus. On see lähema 5 või 10 aasta küsimus? Ma arvan, et see on lähema 5 aasta küsimus. Me ilmselt seda aega ei näe, kus kohas turundusjuht tuleb oma tööle, võtab arvuti lahti, logib oma programmi sisse, siis kirjutab, et ma soovin saada, annab sisestama andmed, et ma soovin saada nii mitu klienti sellest piirkonnast, nii mitu tootega, ja siis robot teeb oma kampaania valmis ja sina lihtsalt vajutad go.
ja siis lähed juhatuse koosolekule, ütled juhtkonnale, et vaadake, minu tehtud. Ilmselt sinna ei jõua, aga 5 aastaga me näeme väga-väga suuri muutusi turunduses, eriti just tehnoloogia, roboti ja masinõppe valdkonnas. Kas see võib tähendada ka, et robotid hakkavad inimesi siin saalis kuidagi nagu niimoodi rehaga läbi tõmbama? Teate, kui ma oleks taksojuhtide ees või raamatupidajate ees või klienditeenindajate ees, siis ma tunneks nende pärast muret. Aga ma olen turundajate ees, kellel on loov mõtlemine õiges kohas. Robotid me ei suuda mitte kunagi seda meilt ära võtta. Mitte kunagi. Nii et you're safe. Selle positiivse sõnumiga on hea vähemalt Kristjani ettekanne lõpetada. Aitäh sulle! Aitäh!